Tšau sõbrad, very long time no see. Ma olen täiesti nagu ennast tagasi viinud sellele lainele, et tahaks hakata jälle võib-olla jagama natuke rohkem, sellepärast et meie jaoks need Aleksandri kasvamise videod ja vlogid on lihtsalt kulda väärt. Ja kindlasti tahaks, et see traditsioon saaks jätkuda. Oh my god, okei. What the hell? Nii, ühesõnaga. Täna on siis 21. aprill. Me oleme hetkel siis kohe varsti nädal aega Tutika beebi lapsevanemad, kahekordsed lapsevanemad. Ja selles mõttes on suht uskumatu, sest ma nagu mõtlesin sellest raseduse hetkest, et issand jumal, kas ma nagu kunagi jõuan sinna, et mul see laps käes on. Ja nüüd on nagu veider mõelda, et see on juba nädal aega siis reaalsus olnud, mis on nii tore. Aga siis ma mõtlesin, et ma jagaksin natukese võib-olla rasedusest ma ei filminud selles mõttes suuresti midagi. Pigem võib-olla siis meie igapäevaelu poistega ja Aleksandrit rohkem, kuidas tema seda kõike ootas. Sellist nagu sihipärast vlogimist või enda kuidagi olekut või enestunnet või midagi sellist mitte. Aga ma võtan selle siis kiiresti kokku. Rasedus siis minu jaoks oli mitte kordades kergem, tähendab kordades kergem, kui ma arvasin, et see saab olema. Sellepärast, et ma eeldasin, et see 22-selt rase olemine ja sünnitamine versus 33-selt, et seal peab ju ilmselgelt olema mingisugune kontrast. Kõik see, mis mul oli 22-selt väga kerge, et see tõenäoliselt nüüd nii kergelt ei lähe. Ja ma ei tea, miks ma olin sellise mingisuguse mentaliteedi endale tekitanud, sellepärast, et minu ema on sünnitanud 45-aastaselt ja tema rasedus läks väga-väga hästi ja seal ma nägin, et vanusega mingisugust nagu võrdusmärki, et peaks kuidagi kehvem kogemus olema. Seda ei ole. Ehk siis ma olin mega üllatunud, et kuna mul on varasemalt olnud siis 2 rasedust, siis sellega on minu jaoks uskumatu, et ma olen oodanud varem nii tüdrukut kui poissi. Teadmata, keda ma seekord ootan, siis ma ikkagi arvasin esimesest trimestrist samamoodi, et tuleb väga tugev selline iiveldus. Ma olen siis varasemalt olnud ka mõlemad korrad haiglas tilka saanud, sellepärast, et see siis oksendamine on olnud nii tugev, et lihtsalt toit ei püsi sees ja tõenäoliselt ei ole ei minu tervisele ega tollel hetkel beebi tervisele väga hea ja olen pidanud siis haiglaravil olema. Ma ootasin suht sarnast kogemust. Reaalsus oli küll see, et mul iiveldas selline 6. nädalast kuni äkki 14. nädalani. Aga ma oksendasin vist ainult 1 korra. Ehk siis ka hästi suur kontrast oli see, et ma päriselt tundsin, et seekord ma pean sööma selleks, et iiveldust ära hoida, kui varasemad korrad oli siis tegelikult reaalsus vastupidine, et süüa ei saanud mitte midagi, sest kõik tuli üles, kaasa arvatud vesi. Ehk siis juba see oli nii palju toredam algus või nii palju kergem mu kehale, kui ma arvasin, et see saab olema. Siis ma ootasin mingisugust pärast esimest trimestrit mega suurt sellist energialaengut ja taas enese mingit avastamist ja mingit värskust. Ja tegelikult nagu suures osas peale selle midagi ei muutunud, et lihtsalt see iiveldus kadus ära. Sama nii-öelda kerge oli justkui edasi. Ja ma arvan, et minu jaoks vist oligi kõige keerulisem või nagu esimesed sellised sümptomid, mis tegid elu keeruliseks, oli see, et kuna ma käin siis Pärnust Tallinnasse tööl bussiga, siis mingist ajahetkest, ma ei ole enda jaoks muidugi ära märkinud, mis ajahetkest, aga selline surve kopsudele oli väga-väga tugev. Ehk siis ma tundsin, et ma ei saanud väga tihti nagu, et mul viskas
täiesti pulsilakke, õhku ahmimas, oli hästi paanikahoolaadne tunne. Ja see oli minu jaoks nagu selline väga üllatav, et seda kõrget pulssi ei ole mul varasemalt kunagi olnud. Olime ka Raua siis mingisugused analüüsid ära teinud varasemalt, ei olnud mingisugust märkigi aneemiast. Ja lõpuks siis ikkagi pärast suhteliselt pikka sihukest kannatamist me tegime ämmaemandaga siis otsuse uuesti see analüüs ära teha ja siis selgus, et tegelikult on ikkagi päris tugev aneemia. Ehk siis ma hakkasin võtma rauda ja suhteliselt, ma ütleks, paari päevaga mul need pulsi sellised kõrged spaikimised kadusid ära, mis oli super. Tollel hetkel ka suht jabur tunne, teades, et kõik need korrad ma oleks võinud seda ära hoida. See oli ka, ma ütleks, kõige sellisem suurem sümptom terve raseduse jooksul, et muud nagu sellist väga ei olnud. Kaalu tuli mul väga vähe juurde, vähem isegi kui Aleksandriga. Aleksandriga mul vist tuli selline kokku 9. Ma mäletan, kui ma esimest korda ämmaemanda visiidile läksin, mis võis olla äkki kas august või september pigem, siis ta küsis mult, mis mu algkaal on ja ma ütlesin mingisuguse numbri, mis ma tean, et ma enamuse oma elust olen nagu olnud. Mida ma pärast oma kaalu ise sisestades nägin, oli see, et ma olin oma Health Appis teades, et me siis juulis anname uue võimaluse, siis 1. juulil ma olin ennast kaalunud ja pannud endale ikkagi selle nii-öelda märke sisse, et jah, stardikaal siis nii-öelda oli 57 kilogrammi. Ja siis ta vaikselt nagu rullis ja rullis ja rullis, tõesti vaikselt. Ma kordagi ei kartnud, et seda tuleb liiast palju, küll aga ma päriselt ei piiranud ennast, ehk siis, et ma ühel hetkel sain aru, et ma tõenäoliselt mingist hetkest pean nagu valima natuke rohkem nii-öelda, mida ma siis söön. Ja sünnitama ma läksin, vist sünnitamise päeval äkki oli, ma võin eksida, aga 63,8, 9 ja see on ka vist kõige kõrgem, mis ta mul nagu kordagi läks. Need on siis kõik hommikul värske kaaluga tehtud, et mul on hea meel, et ma tegin seda, mitte et mu kõik kaalud on siis ämmaemanda juures pärast hommikusööki riietega ja nii edasi, et mul on hea meel teada, mis see mu keha päriselt nagu siis läbi tegi kaalu tõusu mõttes. Ja nüüd ma siis kaalusin ennast pärast sünnitust, mõned päevad pärast ja olin siis 56,6, ehk siis ma tegelikult ka teadsin, et ma olen väga palju liikunud, väga palju trenni teinud raseduse jooksul ja kuna ma siis ühel hetkel hakkasin ka rohkem oma toitumist jälgima, siis tegelikult minu enda nii-öelda kehakaal on ka selle protsessi käigus langenud. Et Aleksandriga oli põhimõtteliselt samamoodi, et ma olin nii-öelda pärast sünnitust siis väiksemas kaalus, kui ma olin enne sünnitust, mis on suhteliselt ju selles mõttes tore. Ja 3. trimestril ma ütleks ka, et mitte midagi nagu sellist suurt ei muutunud peale selle, et ma jäin emapuhkusele või beebipuhkusele, ma ei tea, kuidas seda dekreeti ühesõnaga ja arvasin, et mul hakkab jube igav ja et ma ei oska oma päevi kuidagi sisustada, siis tegelikult seda ohtu ei olnud, et tegelikult ma sain oma vaba voli järgi käia kõndimas, millal ma soovisin, Aleksandriga veeta rohkem aega ja nii edasi, et selles mõttes oli ikkagi nagu tore aeg teha, ma ei tea, mitukümmend suurpuhastust, mis ma leidsin, et on hästi oluline enne beebi kohale jõudmist ja nii edasi. Et mul oli kõik see 3. trimester väga-väga tore, mis ju ainult tänu sellele oli toredam, et justkui ei olnud seda koledat sombust, lörtsist nagu pimedat aega, vaid mu 3. trimester oli ikkagi suhteliselt Pärnus selline kuiva asfalti ja ilusa ilmaga tatsamist, mille üle ma olen väga-väga õnnelik. Ja
Siis hakkasid lähemale jõudma, tähendab oli siis 36. nädal, minu viimane ultraheli, kus me käisime siis doktor Reidneri juures, kes teab, siis teab, on selline suhteliselt karmi ütlemisega onu, kelle juures me käisime ka Oscar testi tegemas ja jäime tema siis kuidagi sellise võib-olla teadmiste pagasiga väga rahule. Küll mitte võib-olla sellise, ütleme nii, et tema iseloom on võib-olla selline natuke säkiline, ehk siis ütleks, et võib-olla natuke oleneb tujust, kuidas sa tema juurde satud, aga jah, võib öelda ka, et sõna otseses mõttes ka naised saunas rääkisid. Siis vesivõimlemises oli ka omaette palju kogemusi inimestel jagada seoses temaga. Aga see on selles mõttes tore, et ma arvan, et kui sa oled oma ala väga tugev spetsialist, siis tegelikult iga rase tõenäoliselt tahaks saada sealt võimalikult otsekohest, ausat ja päriselt sellist informatsiooni, et sa oled nagu kindel, et see inimene teab, millest ta räägib. Ja mitte siis sellist võib-olla ilustatud seda informatsiooni, mida ei tea, kas on midagi peale hakata sellega või mitte, on ju. Et käisime Reidneri juures, kes siis mõõtis beebi kaalu, nii palju kui seda siis saab seal prognoosida ja tollel hetkel 36. nädalal beebi kaal oli siis 2 kilo 660 ja kuna mina sündisin 2 kilo 600, siis minu peas ta oli nagu valmis küpsend beebi, ehk siis mina hakkasin 36+0 siis nädalast ootama igapäevaselt teda. Iga päev ma olin valmis, iga päev ma olin mingi okei, nüüd tuled, teised lapsed tulevad varem kui esimesed lapsed. Aleksandriga läksin peaaegu esile kutsumisele. Ja niimoodi ma lihtsalt ootasin. Ja ootasin. Ja siis juba jõudis kätte minu tähtaeg. Mis oli minu jaoks selline, juba siis 4 nädalat ootamist oli olnud. Siis juba hakkasime arutama vaikselt esile kutsumise tähtaega. Siis juba panime ka paika selle kuupäeva, kui ma lähen sinna haiglasse esile kutsumisele ja nii edasi. Ja lõpuks siis ikkagi 41. nädalal midagi hakkas toimuma. See oli siis selline, ma ütleks, et kuna mingisuguseid selliseid võltsvalusid või nagu valehäireid, nagu öeldakse, oli päris mitu enne, päris mitmel ööl. Ma ärkasin väga tugevate valudega, sarnaselt Aleksandrile, kellega ma läksin siis sellise öise valutamise peale haiglasse ja sünnitasin, siis ma arvasin, et tuleb sarnane kogemus lihtsalt sellepärast, et seda öösel ärkamist suure ahastuse peale, et nii valus on. Ja ma mäletan, et see ükskord ma veel ärkasin niimoodi, et see oli nii valus. Ma saan ka aru, et tema positsioon oli kuidagi nii-öelda vale seal, aga ma sain aru, et issand, kas ma tõesti ei mäletanud, et need tuhud on nagu nii valusad. Ehk siis, et see valu, mille peale ma ärkasin, oli nii tugev, et ma mõtlesin, et appi, kui siit peaks nagu midagi intensiivsemaks minema. Et siis ma ei ole nagu üldse valmis, kuigi ma olin kogu aeg öelnud, et tule, eks ju. Aga siis 41. nädalal ma ärkasin ülesse hommikul 8:30, vaatasin ka kellalt, ma olin saanud 9 tundi ja 40 minutit magada öösel. Ehk siis ma olin puhanud, tundsin mingisuguseid tuhusid, aga jälle ei tahtnud poistele midagi kodus öelda, sellepärast et neid valusid oli varasemalt ka olnud. Ja ma kohe siis panen siia ka enam-vähem, millised nagu vahed need olid, et ma ühel hetkel tõmbasin selle äppi alla ja sain aru, et ma peaks hakkama siis võib-olla midagi sisse märkima sinna. Ja nad ei olnud alguses üldse regulaarsed, seal oli vahepeal ka mingisugused 15-minutilised vahed, aga vahepeal ka nagu lühemad vahed, mis minu jaoks oli selline, et okei, et meile on perekoolis õpetatud, et peab tekkima regulaarsus. Korduvsünnitaja puhul on see siis 3-5 minutit, mis see tuhude vahe peaks olema. Ja ma ei mäleta, kas tuhu pikkus vist äkki minut.
ja siis on nagu mõtet haiglasse minna. Ehk siis ma nägin selle äpi info pealt, et ma ei ole nagu ligilähedale isegi kuskile. Ühel hetkel olid nagu mõned tuhud, mis vajasid nii-öelda ülehingamist, aga ma ikkagi peamiselt siin koristasin ja möllasin, panin asju ära. Aga mure moment oli see, kui me sõime hommikust ja ma kartsin, et võib-olla see istuv asend sellel hetkel ei ole väga hea ja võib-olla ma ei suuda poiste eest seda nagu tuhu seal putru süües nagu varjata. Aga siis, kuna ma koristasin niikuinii terve see hommik, siis ma arvasingi, et iga kord, kui tuhu siis tuleb, siis ma lähen vannituppa, asjatan midagi seal ja hingan vaikselt omaette seal. Ja siis ma sain aru, et need lähevad kuidagi tihedamaks, väga palju kiiremini, kui ma ootasin. Ja kell 11.11 ma siis filmisin selle klipi. Piips. Ma olen hommikust saati tuhutanud ja mul on iga 10 minuti tagant. Ehk siis nagu we are probably gonna have a baby. Ja kui ma poistele ära olin öelnud, siis mul oli nagu hea meel, sest ma sain hakata siis nii-öelda vabamalt tuhutama, mis mulle kuidagi tekitas mingisuguse nagu jälle siukse mingi vabanemistunde. Ja siis, kui ma kirjutasin ämmaemandale, et mulle tundub, et mulle hakkab siin vist nagu mingi õige asi toimuma, et mis ma tegema peaksin. Ta ütles, et mine kõndima, et kindlasti võtta Eero kaasa, et aga mine kõndima. Ja siis ma küsisin Aleksandrilt, kuna Eero tegi tööd, küsisin Aleksandrilt, kas ta saaks tulla minuga kaasa. Ta ütles, et jaa, et muidugi. Ja ma panin juba riidesse ja sättisin ennast. Enne siis, kui ma jõudsin välja minna, siis mu ämmaemand kirjutas, et aga tule käi kiirelt läbi. Vaatame korraks, kuidas sul on. Ma mõtlesin, et okei, et vabalt võtsin autovõtme ja siis Eero ütles, et äkki ma tulen viin su ise. Ja siis ma ütlesin ei, et mul ei ole nagu mingisuguseid selliseid tuhusid, et ma ei saaks ise sõita, kuigi jälle perekoolis öeldi, et sünnitaja ise ei istu kunagi autorooli. Et kui ei ole võimalik, kutsud Bolti või mis iganes. Siis mina ei tundnud seda. Ma ei oleks kunagi võtnud vastu otsust kuidagi nagu seada ohtu ennast või tervist või beebit tollel hetkel. Ehk siis, et ma ise tundsin ennast täiesti selliselt, et vabalt võiksin sõita nagu. Sellest tulenevalt ma siis ka mõtlesin, et ma saan üksi hakkama. Eero ütles, et ei, ma tulen ikka kaasa. Tähendab, me läksime kõik. Aleksander tuli ka kaasa. Ma mõtlesin, et okei, et ma lähen näitan ennast ette. Kui ma jõudsin sinna, siis kirjutasin ämmakale, olen siin, läksime tema kabinetti. Ja ma olin nagu nii kuidagi, ma ütlen, vaimselt valmis, et ma lähen kõndima. Et ma saan minna väljas oli ilus ilm, et ma saan minna õue. Et mul on vaja hästi minna värske õhu kätte, ma olin kuidagi nii pannud enda peas selle paika. Ja siis, kui ta hakkas mulle seda läbivaatust tegema, siis ta ütles, et sul on 6 sentimeetrit avatust, et sa ei lähe kuskil enam, et me lähme nüüd siia üles sünnitama. Mis tollel hetkel kogu mu mingi maailm varises kokku, sellepärast, et jah, üks asi on see, et ma olin kaua teda oodanud, et ta tuleks, et mingi asi pihta hakkaks ja nii edasi. Samas ma ei olnud läinud sinna selle teadmisega ega mentaalse ettevalmistusega, et ma nüüd lähen sünnitama, mis tegi minu jaoks asja hästi keeruliseks. Ja ma hakkasin seal kohe nutma ja ma ütlesin, et ei, et ma lähen kõndima. Ta ütles, et sa ei saa minna kõndima, et see laps kukub välja su seest. Mis, ma ütlesin talle, et ükskõik kui väga ma ei tahaks, et see võiks olla nagu võimalik, siis tegelikult ju ei ole. Et ma nagu lubasin nii endale kui talle, et ma olen ainult siin haigla ümber, mida ma ka tegin, jalutasin haigla ümber ja see oli minu jaoks nii oluline, et ta mõistis tollel hetkel, kui vajalik see minu jaoks oli. Et ta tegi selle otsuse, et ta lasi mind sinna ja ma arvan, et see oli üks nendest siis aspektidest, mis tegi sellest kogemusest minu jaoks väga
nagu ilusa kogemuse. Ehk siis, et ma läksin sealt välja ja filmisin selle klipi. Jätame siis. Sul on 6 sentimeetrit avatust. Siis ütles, et me lähme üles sünnitama ja siis ma ütlesin, et nagu ei veel ju, et ma lähen kõnnin. Ja siis ütles, et sa ei tohi haigla juurest kaugemale minna. Nii, aga ma minna Aleksandri koju, toon koti. Nii. Mis sa värised? Ei, siis ma toon ka kotti sinu ka. Ei, sa ei saa siia jääda, Aleksander. Ei, ma ei jäägi. Ei, ma tulen sinuga ja ma toon selle koti sinu ära. Ja siis, ega ma siis uuesti, mina jään siis Lemmel siia. Okei, siis ma lähen bussiga tagasi. Sa oled nii nunnu. Ma tulen. Kindel või? Jaa. Aga miks? Sest ta on minu ema. Nii, aga sa ei näe emmet pärast seda? Ei, no ta ütles, et ta arvab, et ta ütles, et kui praegu teeks koti lahti, oleks tunni aja pärast laps käes. Ehk siis, Aleksander. Mida? Ma viin su koju? Ei. Või jah, sa viid mind koju ja siis me toome emmele koti. Kui Eero ja Aleksander põrutasid siis koju ära, et minna võtta, siis mitte siis võtta, vaid panna kokku haiglakott. Ma olin midagi pannud tollel hommikul voodi peale valmis, mis oli nagu sellepärast, et seda siis kuidagi talle selgitada oleks olnud pigem keeruline. Tõenäoliselt oleks unustanud kõik asjad. Aga et kui ma olin Eero ja Aleksandri ära saatnud, siis ma ise kõndisin seal ja kuna oli tuuline, siis see oli nii mõnus, et ma sain nende nagu tuude ajal ise hingata ehk siis teha või ehk siis tuhutada neid häälikuid, mida meile oli õpetatud perekoolis, mida ma teadsin, et minu puhul kindlasti aitavad, sest ma olin Aleksandri puhul neid instinktiivselt ise teinud, siis ma sain neid häälitsusi teha selliselt, et nagu tuul kandis need ära. Ma ei oska selgitada, see tegi selle asja jälle nagu selliseks, et see ei olnud nagu kliiniline ja see oli nii palju toredam ja ilusam. Ja mul oli nagu null hirmu, et ma kõndisin seal ja ma olin mingi okei, et mu keha valmistub, mu keha on ilmselgelt mega suure töö ära teinud, ilma et ma oleksin kuidagi punased tuled mingi mine haiglasse ja särki-värki. Et see usaldus tänu sellele tekkis keha pihta nii võimsalt, et ma mõtlesin, okei, kui ma olen nagu ennast siiamaani kõndinud ja kuidagi valmistanud, siis ma jätkan samas vaimus, sest see tundub ainuõige lahendus minu kehale. Ja siis ma seal kõndisin. Kell 1 ma käisin siis ämmaemande juures, kell 1 ma kirjutasin talle, et olen kabineti ukse taga ja kõndisin umbes tund. Jah, umbes tund. Ma ei tea, kas midagi kuulda on, aga kell on 1:25 ja nüüd ma kõnnin siin haigla lähedal, sest keha vist on suhteliselt valmis ja hommikul 8:30 ma ärkasin ja olen nagu sellest hetkest tuhutanud. Aga nüüd oli mingisugune regulaarsus ikkagi tekkis. Aga kuna need varieerusid sükest 4 minutist kuni seal 15 minutini, siis ma mõtlesin, et on nagu pikalt aega ja ämmakas väike tuhumoment. Ja kui ma jõudsin nüüd siis kuskil 1 paiku siia haiglasse, et tšekata korraks, kas on mingit arengut, lihtsalt soov nagu ise sünnitada või et sünnitus loomulikult hakkaks, oli nii suur ja nii tugev, sellepärast et 2 päeva pärast on siis esilekutsumine pandud. Ja siis, kui ma tulin nüüd koha peale ja vaatasime, mis seis on, siis suht suur üllatus oli, kui ma kuulsin, et on 6 sentimeetrit avatust.
Ehk siis mu esimene reaktsioon oli muidugi kõvasti nutma pista, sest see oli nii ootamatu ja nii nagu selline kergendus, sellepärast et pigem oli see, et ma lootsin, et midagigi on toimunud. Järgmine oli toimunud täitsa niimoodi, et oli 6 sentimeetrit avatust. Kauplesin endale õnneks välja loa tulla õue kõndima senikaua, kuni keha lubab. Ja ma tunnen täiega, et see kõndimine on olnud selline kõige parem siuke mehhanism toime tulemiseks kõigega, mis raseduse ajal on. Ja nüüd nagu tore on näha, et see sünnitusega toimib samamoodi. Et see on lihtsalt nii selline asi, mida mu keha vajab. Ja siis Eero selle aega jõudis tagasi. Me läksime EMO-sse. Oma käepaela sain ma EMO-s kell 2.07. Läksime sisse, ütlesime tere. Tulime sünnitama, mille peale EMO siis õde, ma ei tea, kes seal vastuvõtus on, tema nagu läks särama, sai aru, et ei tulda nii-öelda mingisuguse murega, mis on EMO igapäev, eks ju, vaid tullakse millegi toredaga, mille peale ta nagu läks särama, ta ütles, et seda on nii tore kuulda, pandi mulle käepael ja siis ma nagu tundsin, et ma olin vaimselt valmis sinna haiglasse ka sisse minema ja meid viidi üles sinna sünnituskorrusele. Seal võttis vastu mind ämmaemand, kes viis meid sinna tuppa, kus me olime ka varem tuuri ajal juba käinud. Ja ma olin ka seal toas varasemalt nutma hakanud, sellepärast et ma tundsin, et see nagu, et ükskõik kui tore ja armas ei ole see tuba, siis ma tundsin, et issand jumal, ma tean, et mida ma 11 aastat tagasi läbi tegin ja mu kehal oli ülitugev reaktsioon, kohe nähes seda beebikaalu seal ja seda nagu sünnitusvoodit. Ja kui ma siis läksin sinna tuppa seekord sisse, siis nüüd ma olin mingi okei, et teeme ära, et siin see juhtub. Me kohtume kohe varsti oma tütrega siin ja siis oli juba nagu vaimselt hoopis teine, kui see tuuri ajal oli. Et ma olin seal oma ämmaemadega, kellega ma olen siis ütleme siuke mingi 7 kuud, eks ju, teinud kõva koostööd, saanud nii ühele lehele, kui üldse veel on võimalik. Mul on Eero seal nagu selles mõttes pärastlõuna on, Aleksander ei ole nagu üksinda kuskil kodus teadmata, et me umbes tulime, mis meie öise sünnitamise puhul oli suur hirm, vaid nagu kõik oli nii hästi, et ma olin puhanud, kõik oli nagu tipp-topp ja sellepärast ma ka tunnen, et võib-olla see oli järjekordne asi, mis aitas sellele asjale kaasa, eks ju. Ma suht kohe sain aru, et ma ei taha teha seda sarnaselt, nagu ma tegin seda Aleksandriga, ehk siis voodis. Ma teadsin, et ma tahan kasutada pukk, on äkki selle nimi, ehk siis kus sa siis hoiad kinni, saad seista püsti. Ma olin kõik selle perekoolis läbi teinud, ehk siis, et ma olin perekoolis saanud selle kõik info, kuidas hoida oma suu, nägu ja lõug vabana. Ehk siis, et ma hoidsin kõik endal ülivabana, siis kõik see 2 jalaga maa peal, et sa ei tõsta ennast nagu krampis seal sellele pukile peale, mis võib olla siuke jälle instinkt teha selleks, et kuidagi seda valu või selle valu eest justkui ära põgeneda, mis jälle perekoolis öeldi väga hästi, et selle eest ei ole kuskile põgeneda, sinna on nagu lihtsam sisse vajuda, eks ju. Mis on kindlasti lihtsam öelda, kui seda teha, aga ma vaatasin ka Merilli storiesid ja temal õnnestus see ideaalselt, mille pärast ma nägin ka, et okei, et kõik on jälle nagu võimalik. Ja ma sain seda kõike seal teha. Sarnaselt Aleksandri kogemusele ei olnud, et meie duo Eeroga sünnitusruumis ei ole kunagi see, et ma
kuidagi ootan temalt mingisugust masseerimist või surumist või puusade kokkupressimist või et ma tahaks tema peal olla. Et kui ma hoidsin sellest pukist kinni ja kuna ta pidi siis seda pukki hoidma teiselt poolt, et ma seda endale peale ei tõmbaks, siis iga kord, kui ta käsi läks mulle kuskile vastu, siis ma juba, see oli nii soe käsi, mul oli nii palav terve selle protsessi vältel, et ma ei suutnud, ma ei saa üldse nagu, et keegi mind selle protsessi käigus isegi nagu puutub, sest kõik tundub nii palav ja liiga soe. Aga Eero oli nagu täpselt kõikideks nendeks asjadeks olemas seal, milleks mul oli vaja, mis oli, ma ütlen veel kord, ma loodan, et igal inimesel on täpselt selline tugiisik sünnitusel kõrval, nagu tema vajab. Et kui see on see puusade kokkupressija ja soojakoti selja peal hoidja ja masseerija või kui see on ka keegi, kes su atribuutikat seal lihtsalt nagu toore jõuga kinni hoiab või keegi, kes su jalga hoiab presside ajal või mida iganes, et ükskõik mida see sünnitaja vajab, ma loodan tõesti, et igal sünnitajal selline tugiisik on olemas. Et see oli jälle selline, ma ütlen, et tema sünd oli kindlasti siis tema, Eero, minu ämmaemanda ja minu keha ja nagu mõistuse või aju selline imeline koostöö produkt. Api! Mul oli varakult näite praegu, kuidas sul jope on väga tuusalt. Oota. Oh, wow. Nice. On väljas või? Jah. Nii, kas sa saad korra vaadata, kas läks õigesti või? Et kogu see nagu kogemus seal või nagu meie kõigi koostöö oli lihtsalt nii kuldaväärt ja nii imeline, et see, ma saan jälle aru, et esimene või Aleksandri kogemus oligi lihtsalt võib-olla kehvavõitu sellepärast, et me mõlemad Eeroga olime kogenematud ja ma arvan ka, et kahjuks ei olnud see personal seal selline, nagu ma oleks võib-olla tahtnud enda sünnitusele või mis oleks mind väga nagu toetanud tollel hetkel. Et seekord oli tõesti kõvasti teistmoodi kogemus ka selles mõttes. Ma saan pärast seda sünnitust aru, miks inimesed ütlevad, et neil oli nii hea kogemus, et nad võiks vabalt veel ja veel sünnitada. Et kui ma ei oleks valu poolest selline nagu võib-olla madalama valulävega naisterahvas, siis ma võib-olla mõtleks sama, sest ma arvan, et see kogemus oli nii ilus, kui ta oleks võinud nagu üldse olla. Et see valutamine oli, see on ka nüüd see, et ma ütlen, et Aleksandriga see valu ei läinud mul kunagi meelest ära. Tänaseks ma ütlen, et see läks, ma tundsin lihtsalt või nagu, et ma mäletan, et see oli tõesti väga-väga. Siis me peame selle masina suutma välja lütta. Et ma mäletan, et selle valuga oli tõesti selline, et ma lihtsalt olin mingi, okei, nagu et nüüd on mu nagu viimane piir, aga tegelikult ei olnud see selles mõttes nii-öelda hullu mitte midagi. Tollel hetkel, kui ma läksin sinna üles tagasi ja ta tegi mulle uue läbivaatuse, siis tolleks hetkeks oli avatust 8 sentimeetrit. See võis olla äkki mingisugune 3 paiku, veidi enne kella 3, sest mulle tehti KTG, ütleme siuke 2:50 oli kell, aga mul ei olnud veed tolleks hetkeks ikka ära tulnud. Eks ma arvan, et veed me kuskil võisime avada kella 3 paiku. Ja sealt siis edasi ma sain tuhutada intensiivsemaid tuhusid, aga jällegi, mis ei olnud nagu sellised, et pole võimalik. Ma jätkuvalt panen selle kõik selle kaela, et ma olin puhanud, ma arvan, et keset tööd minnes või olles nagu 24 tundi magamata, siis need tuhud oleksid tundunud hoopis valusamad. Ja sealt edasi läks kõik kuidagi väga-väga kiiresti. Ühel hetkel ma olin sunnitud siiski laua peale minema, sellepärast, et oli tarvis nagu
mingisugust siis sekkumist seal. Ehk siis ütleme selline 3 tundi ja 10 minutit pärast seda, kui mind haiglasse sisse võeti, ta siis sündis. Ehk siis ma ütlen veel kord, 2 käed kokku, tänan universumit, Jumalat, nagu kõike ja see on lihtsalt, ma ise ei suuda ka uskuda. Kui keegi oleks mulle öelnud, et sellest saab sinu teine kogemus, siis ma ei oleks arvanud kunagi. Pluss ma arvasin 100%, et ma lähen ja küsin kindlasti epiduraali, sest ma arvasin, et see on nagu, see võti, mis päästab selle olukorra, on ju, siis tegelikult polnud epiduraaliks ei vajadust, ei aega, ei hetke, kus oleks võinud seda nagu isegi paluda. Ja siis ta oli meiega, mis oli nii tore, sest kui sa oled ikkagi nagu, üks asi on see, et sa oled rase, aga teine asi on juba see, et sa oled justkui, et sa tunned teda, sellepärast, et tal on mingid omad rutiinid või omad nagu rütmid tekkinud. Tal on mingi omakindel unegraafik justkui. Ja siis on need mingisugused jalad, mida sa tunned ja sa mõtled, et issa, ma tahaks neid jalgu juba mudida ja siis on see pepu, mida sa endal siit roietest nagu ära lükkad, et ta lihtsalt neid ei purustaks. Ja siis tuleb see väike pepu sealt ja ühesõnaga kõik see nagu tore oli panna nii-öelda nägu ja kõik see tunne omavahel kokku. Ja siis meid pärast 2 tundi viidi perepalatisse, kus me siis veetsime 48 tundi. Ja seal tuuri ajal me juba saime aru, et see perepalatite või nagu see sünnitusjärgne osakond on ka lihtsalt ebareaalselt mingisugune nagu, mingi priima on ju. Et ma olin küll kuulnud, et Pärnu haiglas on ilus ja selline nagu mõnus õhkkond ja nii edasi, siis seda nähes seal, siis Eero ka ütles tuuri ajal, et ma saan täiesti aru, miks inimesed tahasid nagu koju ära minna. Et see on tõesti selline, ma ütleks täiesti nagu külaliskorteri või siuke hotelli vibe. Järjekordne verstapost on läbi tehtud ja hull saavutus tunne on, aga veel suurem tunne on see elevus, mis on sees, et koju minna. Nii et ütleme nüüd tšaupaka ka sellele esimesele kodule. Ma just ütlesin täna Eerole, et see, kui naljakas, et beebid arvavad, et vau, mida värki, mis elu see on väljaspool seda ema. Et siin on nii valge ja nii palju värve ja nii edasi. Aga tõsigi ei tea, mis väljas veel ootab, nii et vaatame, kuidas meil siin siis oli. Ehk siis, mis meie jaoks 11 aasta taguse erinevusega on mega suur see, et toad on lihtsalt mingid megaglämm, nagu full hotelli toad. Siin on väike kimp, väike ja mis Eero vanematelt ja vendadelt tuli. Siin on oma külmkapp, mis on mega, ei ole mingit koridori peale jooksmist. Siin on väike protseduuride jaam, keskus, söögid, üllatavalt head. Õnneks on väike progress jälle sellega ka toimunud 11 aastaga. Siia ta pandi kohe magama, tegi oma esimesed 6 tundi und seal, juba silm kinni, valmis minema. Ja siin on meie mõnus soe vannituba Eero jaoks. Kõige ägedam feature kogu toa juures on siis see mõnus valgus. Ühesõnaga, ehk siis nagu enam kindlam ei saaks olla, et me tegime mega hea valiku sellega, et me Pärnu haiglasse sünnitama jäime, sest facility ise on mega, personal on olnud mega, meie ema on nagu 110. Nii et selles mõttes tore on minna koju nagu ülipositiivse kogemuse pealt. Võt, aga nüüd jah, et põkid saavad ka tuppa. Let's go läksime. Ja seal on personal, kes on
kõik selline, kuidas ma ütlen, et kuna nad on seal noored, need ämmaemandad on seal peamiselt noored, siis sa nagu tunned, et sulle tuleb keegi, kes tõenäoliselt teab, mida sa läbi elad praegu, kes tõenäoliselt teab, mis su mured, mis su hirmud, mis mingisugused küsimused võivad olla. Ja tekib kuidagi selline jälle hea klapp nendega, sellepärast, et sa saad aru, et nad samastuvad, mis jälle minu eelneva kogemuse põhjal või siis 2 eelneva kogemuse põhjal rasedusega ma ikkagi tundsin, et see vanema generatsiooni võib-olla personal, ühesõnaga mul ei ole ITK-st nagu head kogemused eelneva 2 raseduse puhul või eelneva 2 sünnituse puhul selles osas, et ma mäletan väga-väga hästi tänase päevani neid momente, kus mulle astuti tuppa sisse ja öeldi, et ära karju, sa hirmutad teised ümberringi ära ja nii edasi, et sellised nagu kohutavad asjad, mida öelda tollel hetkel 21 või 22 aastasele, siis see kogemus jälle oli nii hoopis teine. Vahel on lihtsalt nagu, et kui ma mõtlen selle 21-aastase või 22-aastase enda peale, siis mul hakkab nagu lihtsalt kahju tast. Et tahaks kuidagi nagu ümber kinni võtta ja öelda, et tegelikult läheb paremaks ja et sa saadsid nagu kätte selle protsessi lõpuks selle lapse ja nähes nüüd, kui imeline on Aleksander, siis see oli muidugi kõike seda väärt. Aga et jah, et see nagu kogu kogemus on jätnud nagu suht siukse tugeva jälje endast. Ühesõnaga, et seekord tõesti ma tunnen, et ma olin nii hoitud seal haiglas. Nii hoitud. Ja ma ei tundnud mitte kordagi, et kellelgi on kuskil mujal midagi targemat teha või et ma kuidagi olen kellelegi koormaks või et ma kuidagi kedagi oma mingisuguse sünnitusprotsessiga hirmutan kõrvaltoas. Et kogu see rasestumise protsess ja raseduse aeg ja sünnitus on minu jaoks 10 kogemused, mis ma ei jõua ära tänada kõike ja kõiki igal pool, kes ja mis sellele kaasa aitasid. Vot. Aga ma võtaks sellega siinkohal otsad kokku. Ma tänan väga vaatamast, hullult pikk video sai. Aga endal kindlasti tore ka ühel hetkel vaadata, meenutada ja ma ei tea, loodan, et äkki kellelgi on sellest kasu. Ma pean siia mainima, et enne meie sünnitust ma nägin siis Kesadepesa, on äkki Kesadekodu, Kesadepesa. Ühesõnaga 1-2 postitust või siis video YouTube'is sünnitusest, mis oli kõige maagilisem, ilusam ja tõesti selline maharahustavam video, mida üks rase või varsti sünnitav naine peaks vaatama, sest see minu jaoks nagu avas täiesti uue mingisuguse kuidagi võimaluse minu peas, et vau, kas nii saab ka. Ja siis ma lihtsalt mõtlesin, et issand, kui mul nagu ligi lähedale tuleks selline kogemus, siis oleks super. Vot, tänud veel kord vaatamast. On olnud päris paar pikka aastat siin vahepeal, et ma loodan, et tekib siis selline uus tore rutiin, millega saab siia jooksvalt meie igapäevaelu siis võib-olla postitada. Vot, aga
thanks veel kord ja järgmise videoni.